Nädal tagasi tegime tutvust Kristiinaga, kes tõi 7 aastat tagasi ilmale kaksikud ning laste kandmine ja imetamine jätsid naise kehale omad jäljed. Kristinas kliiniku ning duubli abil valiti Kristiina välja emade imeliseks muutumiseks. See ei ole mitte see, et me käiksime neid emasid kuskil püüdmas või tekitaksime mingisuguse sellise olukorra, et see on nüüd nii oluline ja tulge ja tehke, vaid et see tegelikult on ka väga nõutud. Kui ema peale nende laste ärasünnitamist saab oma nii-öelda vana keha tagasi või vähemalt suures osas, siis ta saab ju sama õnnelikult edasi elada ja ta tunneb oma lastest ka rohkem rõõmu, sellest täiesti veendunud. Kristiina suurimaks murekohaks oli tema väljaveninud kõhupiirkond. Probleem oli siis kõht, mis oli mitme sünnituse tõttu väljaveninud, millele keskjoon oli ka laiem ja mis tõttu oli vaja üks osa nahast eemaldada, teha kõhuplastika. Ja oli vaja kindlasti naba ümber istutada kõrgemale. Nii et siin on eemaldatud niisugune 15 sentimeetrise laiusega nahariba ja viidud see uuele tasapinnale nii, et arm oleks ilusasti bikiini joones, et patsient saaks väikseid püksikuid kanda ja see ei oleks märgatav. Lisaks kõhule oli tarvis kohendada ka Kristiina imetamise tõttu algse vormi kaotanud rindu. Rindade nahka oli liiga palju üle ja areoolid olid ka suured ja seetõttu me olime sunnitud tegema nõndanimetatud vana metoodika järgi ankurplastika, eemaldama keskelt ja alt osa sellest nahast ja siis sõna otseses mõttes siis ülejäänud osa kokku traageldama. Ja rindade puhul tuleb ka silmas pidada seda, et see tulemus tuleb natuke hiljem, et esialgu on need armid nagu tõmbavad veidi sisse, et siis nad rinna edasisel langemisel, rinnanääre langeb ikka natuke allapoole, siis ta surub selle armi siledaks. Operatsioonide järel toimub esmane paranemine umbes 1 kuuga, kuid lõplike tulemuste saavutamiseks ja armide heledaks muutumiseks läheb vähemalt aasta. Kristinas kliiniku professionaalid andsid värskusega imelise muutuja näole. Esmalt võeti ette Kristiina tumedad silmaümbrused ning lõua proportsioonidesse viimine. Она довольно молодая, 32 года, но уже такие изменения, которые у женщин появляются, особенно после родов, и они были очень видны. Что изменилось в лице, это немножко резорбировался подкожный жировой слой, и лицо стало не таким пропорциональным. И была сделана операция нижних век без видимого разреза. Разрез был сделан внутри нижнего века. Удалены жиры, грыжи из век и пересажен микрофет. Это специально подготовленный жир, который приготовляет специальной системой одноразовой. Он был пересажен в нижние веки. Это черные, такие так называемые ямки. Lisaks anti Kristiina näole värskust ka erinevate ilusüstidega. Ennast võib aidavad need silmad, et silmad võiksid olla nagu kuidagi esil rohkem. Siis, mis mind kogu aeg on häirinud, aga mis on juba parem tegelikult, on see otsaesine ja siis see korts. Kurjuse korts. Ja võib-olla siis jah, see huulejoon ka. Täna me natuke pehmendame seda nasolabiaali, seda nagu kortsu, mis hakkab siia juba tekkima. Natuke, kui sa vaatad niimoodi, siis natuke siin suunurgad tekitavad sellise nagu varju, et natuke nagu fikseeri need ka ära, et sul suujoon oleks sirgem. Ja kolmas asi, et ma natuke korrigeerin sulle ülahuult. Kõigepealt ma teen seda sümmeetrilisemaks natuke ja teiseks, kui vaadata profiili, siis ülahuul natuke tahab volüümi juurde. Lihtsalt, et olla proportsionaalsem nagu selle alumise huulega ja mida proportsionaalsem nägu meil on, seda ilusam see tundub nagu vaataja silmale nii-öelda. Kristiina soovis ka vabaneda mõnest kortsust ning eelistas, et ta kulmud oleksid kõrgemal. Sellist tüüpi murede lahendamiseks kasutatakse botuliintoksiinisüste, mis halvavad ajutiselt lihase ja takistavad soovitud kohtades miimika. Vähendame näolihastes miimikat ja seeläbi ennetame ja silume ka juba olemasolevaid kortsukesi. See on siis meie tänase protseduuri eesmärk.
me võiksime minu pilgu läbi täna natukene siluda otsmikul olevaid kortsukesi, pisut kurjuse kortsu, mis tekib siia kulmude vahele, tihtipeale lausa alateadlikult, kui me oleme väga süvenenult mõttes või argumenteerime kellegagi, siis meie näolihased töötavad kaasa. Lisaks üritaksime õige pisut teha sellist keemilist kulmutõstet, ehk siis ilma suurema invasiivse sekkumiseta üritame botuliintoksiini abil natukene kulmu tõsta siit kulmunurgast, et saada pisut selline avatum ja puhanum pilk. Kuidas protseduur tundus? Natuke oli tunda, aga ei olnud midagi hullu. Väga hästi. Iseenesest see botuliintoksiini süstimise protseduur ongi selles mõttes väga meeldiv, et hästi ruttu saab minna oma tavalise eluga edasi, et nii-öelda lõunapausi iluprotseduur. Ilusüstide ning operatsioonide esmast tulemust näeme aga järgmises emade imelise muutumise osas, mille arstid vaatavad Kristina üle. Seejärel lähme aga naisele koju külla ning tähistame koos Kristina armsa perega emadepäeva.